Assalamu alaikum kõigile, loodan, et kõigil on kena pühapäeva hommik olnud seni. Ja minu teemaks siis on rääkida Jumalast. Alustan sellest, kes ta on ja liigun edasi selle juurde, et miks me peaksime teda inimestena teenima, kuidas teda teenida, et selles kõiges siis ma siin 20 minuti jooksul räägin, inshallah, ja siis pärast, nagu on ette nähtud, 10 minutit jääb siis meil niimoodi arutada või kui kellelgi on küsimusi, võib-olla siis ka nendele saab vastuseid. Aga siis moslemitena me usume ühte Jumalasse, ühte loojasse, mis ongi meie usu põhiline alus tegelikult, et on vaid üks Jumal, kes väärib teenimist ja mitte kedagi ega midagi ei peaks teenima või kummardama peale tema. Et inglise keeles on hea sõna worship, mis nagu hästi annab selle tähendust edasi, kes vähegi inglise keelega on tuttav, tõenäoliselt tunneb seda sõna moslemina, et eesti keeles on jah, meil on siis kas teenima või kummardama. Ma hiljuti meie Eesti moslemite Facebooki grupis küsisin inimestelt, et mis sõna nad rohkem eelistavad, et kas teenima või kummardama. Väga suur enamus valis teenima, et ma seda sõna siis ka rohkem kasutan täna siin. Ja moslemitena kutsume Jumalat ka Allahiks. Ja siin ma korraks selle juures peatuksin, et selle sõna Allahi juures, et kui ma näiteks ka mitte moslemitest kooliõpilastele Jumalast räägin, siis ma alati ka rõhutan seda, et see, et me moslemitena teda Allahiks kutsume, ei tähenda, et meil oleks mingisugune teine Jumal. Ja Jumal on ikka üks, lihtsalt inimeste arusaam temast erineb, eelkõige siis erinevate religioonide järgijate arusaam ja käsitlus Jumalast. Ja mida mulle meeldib mainida on see, et näiteks Jeesus, kes rääkis arameia keelt, kasutas ka praktiliselt sama sõna, sest arameia keeles Jumal on Allaha või Eloh, mis on ka hästi-hästi sarnane sõnaga Allah. Ja samamoodi, kui ma ise islami juurde jõudsin, siis juba enne seda ma uskusin ühte Jumalasse ja kui ma moslemiks hakkasin, siis hakkasin ma teda küll Allahiks nimetama, aga see oli ikkagi usk sellesse samasse Jumalasse, lihtsalt teatud määral minu arusaam temast muutus, põhinedes siis sellele uuele informatsioonile, mis mul tema kohta islami allikate põhjal nüüd oli. Aga nüüd siis, kes ta täpselt on ja miks on meil vaja teda teenida, see ongi siis minu tänane teema ja alustame sellest, et kes ta on. Nüüd Koraan ja islamis on kaks põhilist allikat, ja me teame kõik, et on Koraan, islami püharaamat, ja on teine põhiline allikas sunna, mis võib öelda on siis prohvet Muhammadi rahulgu temaga, tema teod, ütlused, need asjad, mis ta on heaks kiitnud, et kõik see on kogutud kokku ja selle üldine nimetus on siis sunna. Ja õnneks siis see Koraan ja sunna on meile andnud väga palju kirjeldusi Jumala kohta, mis aitavad meil siis teada, kes ta on ja milline ta on. Ja ühelt poolt on ju tal väga palju nimesid Jumalal, mis annavad meile parema ettekujutuse ja arusaama tema kohta. Ja näiteks mõned siis tema nimed näiteks on kõige vägevam, kõike teadev, kõige armulisem, kõike nägev ja need on vaid mõned näited vähemalt 99 nimest, mis Jumal on meile enda nimedest avaldanud. Ja kui inimene teab neid nimesid ja ta mõtleb nende peale, siis see aitab tal juba ühelt poolt mõista, et kes ja milline on see Jumal, keda ta teenib. Ja samas, kui nüüd rääkida nendest nimedest ja Jumala omadustest, mis siis Koraanis ja sunnas on, siis tuleb meeles pidada seda, et Jumal pole kunagi nagu inimene. Isegi kui tema nimedes või tema omadustes võib olla teatud sarnasusi selles mõttes, et inimene ka ju võib näiteks armuline olla, aga see ei ole kunagi siis samal tasemel armuline, kui seda on siis Jumal. Ja Koraanis on öeldud selle kohta, siis Jumal on öelnud selle kohta, et leisse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, mis tähendab, mitte miski pole tema moodi ja ta on kõike kuulev, kõike nägev. Et ühelt poolt siis on selles värsis, Koraani värsis kinnitatud talle teatud nimed, millega kaasnevad siis teatud omadused, et ta näiteks kuulev ja nägev siis selles värsis, aga selles samas värsis samas on ka öeldud seda, et mitte miski pole tema moodi. Et see, et ta näeb ja kuuleb näiteks,
inimene ka näeb ja kuuleb, aga see ei tähenda, et Jumal näeks ja kuuleks samamoodi. Ja seetõttu on islamis juba algusest peale, alates prohvet Muhammedi rahulgu temaga kaaslastest ja esimestest põlvkondadest ühtne arvamus selle osas, et Koraanis ja sunnas mainitud Jumala omadusi tuleb siis Jumalale kinnitada, ilma et me sarnastaks teda tema loodule. Samuti ei peaks me siis neid kinnitatud omadusi eitama, et kui Koraanis on öeldud, et ta on kõike nägev näiteks, siis me ei peaks seda kuidagi eitama. Või siis hakkama kuidagi filosofeerima selle üle niimoodi enda mingi arvamuse põhjal ja siis nende ilmsete tähenduste asemel enda poolt mingeid tähendusi andma. Et näiteks kui mõned on väitnud, et islami tekstis väidetud Jumala käte all, et kui kinnitatud, et Jumalal on käed, et siis ei taheta niimoodi otseselt seda omistada talle, kuigi moslemitena me usume, et jah, et Jumalal on käed, kuigi need ei ole inimese moodi. Et siis mõned inimesed on väitnud, et selle all on mõeldud näiteks tema võimu või tema jõudu. Et see on selline nagu allegooriline tähendus sellel. Aga islamis jah, siis me kinnitame neid nimesid ja omadusi nende ilmsete tähendustega. Ja tulles tagasi selle juurde, et mitte miski pole tema moodi, näiteks on kinnitatud islamis, et Jumalal on käed, nägu, 2 jalga, aga see ei tähenda, et need kuidagi inimese moodi oleksid. Ja selle selgitamiseks võib tuua lihtsa näite loomade põhjal. Näiteks ju sipelgal ja elevandil on ka mõlemal näiteks nägu ja jalad, aga need pole samasugused. Ja sellepärast ei ole ka islamis sellist ettekujutust Jumalast, nagu on mõningates teistes traditsioonides, näiteks ettekujutus pilve peal istuvast habemega mehest. Sest see, et islami tekstid kinnitavad, et Jumalal on käed, nägu ja jalad, ei tähenda, et need peaksid inimese moodi olema. Nüüd, mida rohkem inimene Jumala kohta teab, seda parem. Kõige tähtsam aga on teada seda, et kui inimene väga raske võibki olla teada täpselt kõiki tema nimesid nüüd meeles pidada ja kõiki täpselt tema omadusi, aga põhiline on ikkagi see, et inimene teab, et Jumal on selle universumi looja, kes ei ole millestki ega kellestki sõltuv. Jumal on täiuslik ja Jumal on loonud ka inimesed. Ja inimestena on meie põhiliseks rolliks tema teenimine. Ja Jumal on seda öelnud väga selgelt ka Koraanis. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, mis tähendab, ja ma ei loonud džinne ega inimkonda muuks kui minu teenimiseks. Nüüd, see ei tähenda muidugi, et inimese kogu elu peakski olema siis ainult palvetamine või muu selline, aga kahtlemata peaks olema Jumal ja tema teenimine inimese elus kesksel kohal, inimese elu prioriteet, mille ümber ta siis ehitab kogu oma ülejäänud elu. Et alati see peaks olema kesksel kohal, Jumala teenimine ja Jumal. Aga kui inimene näiteks Jumala ja tema teenimise jaoks oma elus üldse aega ei leia või veel hullem, kui ta üldse tema olemasolu eitab, siis kahtlemata on see ju ülim tänamatus. Eriti pidades silmas, et Jumal on inimese loonud ja ilma temata ei oleks inimesel mitte midagi. Paralleel selle kohta võiks olla näiteks see, et kui laps ütleks lahti oma vanematest, näiteks eitaks täielikult, et tema vanemad on tema isa ja ema, ütleb näiteks oma emale, et ei, sa ei ole minu ema. Et see on samamoodi ju ülim tänamatus. Eriti kuna pärast Jumalat on ju tema ema põhiline põhjus, kuidas see inimene üldse ellu tuli. Ja see on jällegi lihtsalt asja näitlikustamiseks. Et see, kui inimene eitab Jumalat ja väidab, et ei, Jumal ei ole inimest loonud ja inimene on lihtsalt mingite suvaliste juhuste teel tekkinud, on hoopis teisel tasemel tänamatus. Ja siis sealt edasi näiteks inimene väidab, et ei, et mul ei ole Jumalat vaja või et mul ei ole mingeid kohustusi Jumala ees. Ja see on ka suurim patt islamis, kui inimene sellisel moel täielikult siis oma loojast ära pöörab ja eriti veel siis, kui ta hakkab kedagi või midagi muud teenima. Et tegelikult inimesed ka ju ka mitteusklikud inimesed, kes ei teeni Jumalat, mingis mõttes nad ikkagi midagi teenivad. Et nad ajavad ikkagi midagi selles elus taga ja kui nad teenivad seda, on see siis raha, on see mingisugune lõbu ja meelelahutus ja nii edasi. Et see on siis jah, suurim patt islamis, kui inimene täiesti
täiesti ennast siis või täiesti Jumala jätab kõrvale ja tegeleb hoopis mingite muude asjadega ja ei leia Jumala jaoks aega ega kohta oma elus. Nüüd see maine elu islami järgi ongi tegelikult üks test. Inimesed pannakse proovile, et kas nad on tänulikud oma loojale, usuvad temasse ja elavad oma elu tema reeglite järgi või siis nad pööravad temast ära ja elavad nii, nagu ise tahavad, enda reeglite järgi, enda ihade järgi, sest alati ju mingid reeglid on ühiskonnas. Et isegi seadused, mis meil siin on ühiskonnas on, et mingid reeglid alati on, aga probleem on selles, et kui inimene teeb need ise, loob need ise, siis need on hästi subjektiivsed ja ta ei võta arvesse kõike, mida siis Jumala seadused arvesse võtavad. Ja moslemitena usume me, et sellele elule, mis on ajutine, järgneb tulevane ja igavene elu, aga just siis see maine elu siin on see, mis määrab selle, milline saab olema meie tulevane elu. Ehk siis lihtsalt öeldud, kas meid ootab paradiis või põrgu. Et see kontseptsioon on ka täiesti islamis olemas, on ju. Nii et jah, et need vähesed aastad, mis meil siin on, 70, 80, võib-olla mõnel 90 või 100 aastat on ju, kes nii palju elavad, et see siis määrab selle, milline saab olema meie tulevane elu, see igavene elu. Ja tegelikult see elu läheb hästi kiiresti mööda. Et ma ise olen ju 32 aastane nüüd, aga ma tajun juba väga hästi seda, et kui lühike see elu tegelikult on ja kuidas näiteks mu 20-ndad ülikiiresti mööda läksid. Ja ma usun, et iga inimene, kes on, ütleme, vanem kui 18, 19 või 20, tajub järjest rohkem seda tegelikult, et kuidas elu päris kiiresti mööda läheb. Ja moslemitena ei usu me ka seda, et see tulevane elu on siis vaid mingisugune spirituaalne kontseptsioon, et ainult siis meie hing kuidagi kuskil edasi elab, vaid see saab olema väga füüsiline elu füüsiliste kehadega. Ja miski, mida ma tihti ütlen mitte moslemitele on see, et kui nüüd oletada, et tõesti mitte midagi sellele elule ei järgne ja me lihtsalt ütleme, okei, et seal hauas kõdunemegi ära ja rohkem mitte midagi ei juhtu, siis moslemitena tegelikult me ei riski mitte millegagi. Juba puht statistiliselt usklikud inimesed reeglina elavad täisväärtuslikumat elu, on üldiselt rahulolevamad ja õnnelikumad ja et mitte lihtsalt niimoodi siin enda arvamust loopida, siis ma vaatasin ka umbes natukene numbrid järgi, et oli üks infokild, mis ma leidsin, et 175 uurimuse põhjal 224 uurimusest, siis on religioon seotud eluga rahulolemise ja õnnelikustundega, et väga konkreetne seos on seal. Aga need siis, kes ükskõik mis põhjusel enda elus Jumala jaoks kohta ei leia, need ju riskivad hästi paljuga või väga paljuga. Ehk need, kes siis näiteks ei vaevu üldse uurima tema kohta või ei viitsi teda teenida või ei leita aega ja keskendutakse muudele asjadele. Ja miski, mis ma siin ühiskonnas ka tunnen, et väga palju juhtub, on see, et inimestel on ikka põhiline kool, töö, pere, siis sinna järgi tuleb igasugune meelelahutus ning teadlikult väga vähesed ju uurivad usu kohta ja jõuavad Jumala tema teenimise juurde. Aga jah, et need inimesed siis riskivad tegelikult väga paljuga, sest need 70-80 aastat, mis neil siin on, võivad küll olla täis igasuguseid toredaid hetki ja palju meelelahutust ja kõike muud, aga kui sellele näiteks järgneb igavik põrgutules, siis pole see mitte midagi väärt. Ja isegi see mõnusalt veedetud maine elu on siis kohe täiesti ära unustatud ja selle kohta on ka prohvet Muhammadi rahul kui temaga hadiith, milles on siis edastatud, et ta ütles, et ma siin parafreesin seda väga niimoodi puusalt, et jõukad inimesed siis, jõukate inimeste hulgas siis selles elus, kelle siis keegi põrgutulle läheb, tuuakse siis üks neist viimsel kohtupäeval ja pannakse korraks siis põrgutulle ja talt küsitakse, et kas sa oled kunagi olnud tunnistajaks mingisugusele, millelegi heale või kas sa oled kogenud mingit õndsust kunagi? Et see inimene, kellel selles maailmas oli kõik olemas, tal oli kõik, mis ta tahtis, on ju. Ja siis ta ütleb, et Jumala nimel, et ei, ma ei ole mitte midagi sellist kogenud. Ja siis vastupidi tuuakse viimsel kohtupäeval üks nende inimeste seas, kes kõige rohkem on kannatanud selles maises elus ja ta pannakse korraks siis paradiisi ja talt küsitakse, et kas sa oled kunagi
olnud tunnistajaks mingisugusele kannatusele või kas sa oled kogenud mingit raskust ja ta ütleb, et ei, et Jumala nimel ma ei ole kunagi tunnistanud mingit kannatust ega kogenud mingit raskust, sest see üks hetk põrgu tulles on ju siis selle esimese näite puhul, see paneb unustama selle inimese kogu selle maise õndsuse hea, mis tal selles oli. Ja vastupidiselt siis see inimene, kes selles maailmas kannatas, et kui ta korraks juba paradiisi saab, siis ta unustab kõik selle maise kannatuse ära. Ja see ongi ka hästi positiivne oma elu Jumala reeglite järgi elades, et kui inimesed selles elus on halvasti läinud ja ta ei saavuta kõike, mida ta lootis saavutada, siis elades oma elu Jumalale meelepäraselt, võib ta oodata head ja õnnelikku elu tulevases elus, mis saab olema igavene. Ja see on ka hästi suur erinevus näiteks, ütleme, mitteusklike ja usklike inimeste vahel. Et kui inimene elab siin ainult selle maise elu pärast ja näiteks kui ta hakkab kaotama oma lähedasi, mida vanemaks me saame, seda rohkem me kaotame tavaliselt oma perekonnas või sugulaste seas inimesi või kes on meile väga lähedased, sõbrad ja nii edasi. Et islami järgi, et kui keegi jällegi kaotab, siis tal on lootus ju saada selle inimesega kokku paradiisis ja elada igavesti ja sammu, ütleme, kas või lihtsalt juttu ajada või lihtsalt nautida tema lähedust ja temaga koos olla ka edasi. Et see surm selles maises elus ei ole üldse elu lõpp tegelikult, et kui tulevane elu edasi läheb. Ja nüüd rääkides Jumalast, siis üks tema nimedest on ka kõige õiglasem. Ja nüüd, kui ma sellest tulevasest elust ja põrgust paradiisist olen natukene rääkinud, siis üheks põrgu ja paradiisi rolliks ongi selle õigluse täideviimine. Sest selles maises elus ei saa alati halvad ja kurjad inimesed õiglast karistust ja samamoodi saab paljud head inimesed, kes on pidanud tohutult kannatama või kelle vastu on oldud väga ülekohtused, alati kätte oma õigust selles maailmas. Ja näiteks, kui me võtame paar näidet kõige halvematest inimestest ajaloos, näiteks Hitleri või Stalini, kes põhjustasid miljonite süütute inimeste surma, siis isegi kui nad oleks kätte saadud näiteks ja karistuseks hukatud, siis see ei oleks ikkagi võrdne kõige selle kurjaga ja halvaga, mis nad oma elude jooksul korda saatsid ja nende kannatustega, mis nad miljonitele inimestele põhjustasid. Ja siis vastupidiselt ka need head inimesed, kes võib-olla veedavadki suure osa oma elust Jumalat teenides, teda paludes ja on inimeste vastu ka väga head, aga samas peavad selles elus taluma palju kannatusi või nende vastu ollakse ülekohtused. Näiteks, kui keegi pannakse ekslikult eluks ajaks vangi mingi kuritöö eest, mis ta tegelikult ei olegi sooritanud, ja siis, kui ta on näiteks 75 aastane, avastatakse siis mingite uute tõendite põhjal, et ta tegelikult ei olnudki süüdi. Öeldakse siis, et sorry, et tegime siin 50 aastat tagasi sellise vea ja nüüd oled vaba, et lihtsalt mine ja ela nüüd. Isegi kui talle antakse mingi tohutu summa kompensatsiooniks selle eest, siis see ikkagi ei korva ju seda, et ta tegelikult terve oma elu, selle maise elu siis pidi elama ilma vabaduseta. Ja siin jällegi, et see inimene oma õigluse saaks, on vaja tulevast elu ja paradiisi. Ja need inimesed siis reeglina mittemoslemid, kes kurdavad selle üle, et Jumal ei ole õiglane ja tuues näiteks igasugused halvad asjad, mis inimestega selles maailmas juhtuvad või kuidas näiteks mõned halvad inimesed väga hästi selles elus elavad, et nad teevad siis selle vea, et nad võtavad sellest võrrandist täiesti välja tulevase elu, kus siis see õiglus ka täielikult saavutatakse ja kõik inimesed saavad siis oma tasu, kas siis hea või halva, vastavalt sellele, kuidas nad selles maises elus elasid. Nüüd küll minuti pealt see täpselt just see aeg täis mul, aga kui lubatakse, siis ma paar minutit, maksimaalselt 3 jätkan, et rääkida ka sellest natukene, et kuidas siis Jumalat teenida. Et oletame nüüd, et ma loon mingi keerulise seadme, millegi, mida keegi varem kunagi teinud pole, siis loomulikult tuled sa ju minu juurde, et teada, mille jaoks see on ja kuidas seda kasutada. Või siis teine variant on, et ma annan sulle kasutusjuhendi. Ja samamoodi on ka inimesega, et Jumal, kes on inimese loonud, teab inimest kõige paremini kui inimene isegi ise, sest inimese teadmised on piiratud, samas kui Jumal on kõike teadev. Ja et me teaks, kuidas õigesti elada ja kuidas Jumalat teenida, selleks on ka meil juhendit vaja. Ning Jumal on selliseid juhendeid juba väga ammusest ajast saatnud, tuntumad neist on Vana Testament, mis anti Moosesele, evangeelium, mis anti Jeesusele. Ja viimane neist on Koraan, mis on siis selle juhendi justkui viimane versioon. Ja erinevalt eelnevatest raamatutest ja sõnumitest on islami sõnum ja Koraan ajatu ning on mõeldud kõikidele maailma piirkondadele ja üheks põhjuseks siin võib olla ka see, et miks ei ole rohkem neid versioone vaja, et Koraani ajastul ju leiutati ka trükikunst ja nüüd on olemas ka veel globaalne kommunikatsioon
mis ühelt poolt on väga hästi Koraani hoitud ja teiselt poolt ka selle sõnumi levik on nüüd lihtsustatud üle kogu maailma, erinevalt siis varasematest aegadest. Ja kuigi teatud jumala teenimise viisid on ka inimesele justkui sisse programmeeritud, islamis nimetame seda fitraks, mis on justkui inimese loomulik seisund või kalduvus teatud asjade osas. Ja seda on tegelikult kinnitatud ka täiesti mittemoslemite poolt tehtud uuringud, näiteks Oxfordi uurimusprojekt, kus viidi läbi 40 erinevat uurimust 20 erinevas riigis erinevate kultuuridega ja järeldati, et inimese loomuses tegelikult on uskuda jumalasse ja tulevasse ellu. Et see on täiesti justkui nagu programmeeritud inimese sisse. Ja näiteks, kui inimesed satuvad mingisse väga raskesse olukorda, võivad ka muidu mitteusklikud inimesed leida end jumalat appi hüüdmast. Isegi eestlased, kes ei ole ju väga usklik rahvas, vahepeal ju hüüavad näiteks issand jumal ja tule taevas appi, et kui midagi juhtub, et ikka pöörduvad nagu justkui loomulikult selle mingisuguse kõrgema jõu poole. Aga täpsemalt siis, kuidas on õige jumalat teenida selliselt, et see talle meelepärane on, selleks on meil seda juhendit vaja. Näiteks traditsioonilised jumala teenimise vormid on palvetamine, jumala palumine, paastumine, almuse andmine, aga ka paljud teised asjad nagu vanemate vastu hea olemine, orbude aitamine, loomade hästi kohtlemine ja nii edasi. Ja kui me hoiame kõike seda tehes meeles jumalat oma kavatsuses, siis on kõik see jumala teenimine, ka tavapärased teod võivad niimoodi muutuda siis jumala teenimiseks. Ja väga lühidalt kogu see jutt kokku võtta, siis on üks looja, kes on kogu selle universumi korraldaja, kes on loonud ka inimesed ning meie eesmärgiks inimestena on seda jumalat teenida ja elada see maine elu jumala poolt seatud reeglite järgi, et siis saavutada igavene elu paradiisis.